tervitame kõiki kohale jõudnud rõõmsameelseid inimesi. Halleluuja. Ja kui paljudel on täna hea tuju ja hea lootus ja hea usk, et Jumal on hea, teeb midagi head. Ja. Can anybody translate you? On siin keegi, kes räägib inglise keelt, ei ole kedagi? Really nobody can't. Unbelievable. Such a wonderful people. Hallelujah. There is high specialist coming. Kuule, kas sa saad tõlkida talle midagi või? Muidu ta istub nagu kotis, aga Benjamin ei ole või? Is your husband somewhere here? Is in town, jah? Ta on ka linnas ikka, jah? Jaa. Tänu Jumalale ja iga külalise eest ja iga sõnumi eest. Halleluuja. Kuidas te olete elanud, kallis Jumala rahvas? Keegi, kes kukkus tänavatel, näitab väga suurt pöialt ja suurt headust. Kas ei peaks virisema ja ütlema, et miks ja kõik on süüdi ja kõik on pahad? Sul ei meeldi see hoiak? Ei viitsi? Okei. Et sul on võimekus nagu sellest üle olla. No, tänu Jumalale inimeste eest, kes selle asemel, et vinguda kuskil nurgas, on võidukad, rõõmsad ja ütlevad, et mitte nii ei pea olema, aga kui nii juhtub, siis isegi on võimalik ellu jääda, edasi tegutseda. Jaa, tõepõhi on all. Jaa, meid vahest rünnatakse, sõbrad, aga Jumal on hea, tema heldus kestab igavesti ja tema nagu rõõm peaks olema ja jääma meiega. Kas kellelgi on siin Jumala rõõm ka või? Jälle need samad inimesed, kes võiksid justkui tagasihoidlikumad olla, näivad pakatavat ka rõõmust selle asemel, et kuidagi vinduda. Hello, how are you? Thank you, Lord. Ja võtame kätte, tõuseme korraks palveks ja hakkame tegutsema, kui Jumal lubab ja te tahate. Ossa. Saab ühe vee juurde panna pärast. Palun. Kallis taevane isa, me tuleme sinu ette Jeesuse nimel. Jumal, ja me täname sinu headuse ja helduse eest, mis kestab igavesti. Täname, issand, et sa tõmbad ja pudutad meid, hoiad meid. Issand, anna armu, et meil ma sinuta ei teeks teenistust. Las taevad olla lahti täna. Las taevad rääkida täna. Issand, las taevad anda sõnumeid. Issand, tunnista jõu ja väega oma sõna. Confess. Tänu sulle, issand, selle eest, issand, et sa tervendad, parandad, ehitad meid ülesse. Julgustad, kes vajab julgustust? On siin keegi, kes vajab julgustust? 5 inimest vähemalt, 6000 või 2000, 6-7 inimest. Tänu Jumalale iga inimese eest, kes midagi vajab. Issand, tänu sulle sinu headuse ja armastuse eest. Tänu sulle, et sinu armastus on ka välja valatud meie sekka, issand. Tänu sulle, et siin on armastuse, ma ei tea, ma ütlen nagu niisama, armastuse nagu apostlid. Ja armastuse missionärid, Jumala armastuse missionärid on täna meiega. Halleluuja. Ja ma arvan, et issand, luba, et me ootame midagi sinu käest. Ava meie südamed. Me tahame vastu võtta sinu sõna. Me tahame paluda kuulda sinu vaimu liikumist. Please. Ja issand, ja hoia meid, armasta meid, kaitse meid. Õnnista meid. Võib-olla ma tahan palju, aga sinu sõna ütleb vähemalt Efesuse kirjas selle, et sa oled kõike seda teinud. Nendele juba, keda sa tundsid ette enne maailma loomist, keda sa oled välja valinud, et sa kinnitad ja tugevdad neid ja nende usku, et sa aitad neil käia nende teedel. Halleluuja, mis sa oled seadnud neile.
mis sa oled andnud neile. Kui paljudel on tähtis käia Jumala teedel, mitte iseenese teedel. Päris paljudel, mitmed tõstavad käe, annavad Jumalale märku. Ja ega sa mulle märku ei anna. Mina ei saa sinna ikka midagi teha, muud kui olla kaassüüdja koos sinuga ja paluda ka, et Jumal annaks mullegi armu tunda ära tema teid. Nendele jääda, käia ja mitte sealt ära vajuda või kukkuda. Isand, sest see ei ole alati nii kerge, see tundub nagu kuidagi keeruline. Sina oled meie tugi, meie jõud, meie kalju, meie tugevus. Halleluuja! Sina oled meie abimees, meie kilp, meie kaitse. Ja lõppude lõpuks, Isand, sinu sõna ütleb, et sa oled meie isa. Isa ikka hoiab laste poole. Isa kaitseb lapsi. Isa armastab lapsi. Isa noomib lapsi. Kui paljud vajavad noomimist? Mina ka vajan. Sest et kui ma ei ole noomitud, siis kiri on minu suhtes päris järsk. Ma ei sooviks sellega kuidagi riskida. Parem on Jumala noomitused, mis kokkuvõttes on lõpuks on õnnistused, toovad õnnistuse vilja. Halleluuja. Ehkki ta algul tundub võib-olla noomimisena pahana. Isa, me palume, et me ei jääks kõrvale sinu plaanist. Et sinu ärkamise plaan tuleb ja jätkub selle maa ja rahvaga. Sinu ligiolu suureneb ja kasvab meie maa ja rahva elus ja kiriku elus ja koguduse elus ja isiklikus elus. Halleluuja. Ütle, et ma hoolin sellest, et Jumala ligiolu minu elus võiks kasvada. Ja ma tahan seda leida. Ma väärtustan seda oma elus. See on mulle oluline. See on mulle tõeliselt oluline. Aita mul sinna jääda ja seda leida. Halleluuja. Ma nägin tänaval ühte meest, vanad tuttavat, keda ma ei olnud 7 aastat näinud. Ta tuli mu auto poole, ta nägi mind ka. Ja tead, kui ta tuli, ma kogesin, et kõigepealt tuli ligiolu ja siis tuli tema. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kuidas ta oskab nii elada, et niimoodi juhtub või see tuleb niimoodi. Näiteks ma lähen Eero poole ja Eero hakkab ütlema eemalt juba, et ära tule liiga lähedale, et minuga toimub midagi või vastupidi ütleb, tule mulle lähemale, las ma saada veel tugeva puudutuse. Isand, tänu sulle selle eest. On see kellegile veel huvitav või kas keegi igatseb sellist asja? Ja väga tänu Jumalale. Ja Isand, toida näljaseid. Anna meile seda, Isand, nälga sinu järele. Anna meile tõelist nälga sinu järele. Ära meil luba meil kuskile mässu vajuda või kukkuda või kaduda või hääbuda kuskile mingisugusesse pettuses, Isand. Anna meile armu jääda ihu külge, keha külge, olla Kristuse ihu osa, Issand, ja teha seda funktsiooni, mida sa meilt ootad igaühelt. Halleluuja. Issand, nii nagu koguduses igaüks on mingi asja liige, niimoodi ka terve kogudus on Kristuse ihu liige. Ja tänan, Issand, et ükski liige siin ei ole ka liiga tagasihoidlik või tagasihoidev, Issand, vaid me oleme näljased sinu järele. Me haarame sinu vaimust, me tahame sinu vaimu, täida meid ometi, see on meie karje, meie hüüe sulle, täida meid enda vaimuga rohkem ja rohkem. Sest me oleme aru saanud, et me ise ei saa midagi teha. Sina oled see, kes liigub meie eludes. Palume sind ära kuidagi peatu. Halasta meie peale, Issand. Julgusta meid. Ehita meid üles, Jeesus. Issand, me armastame sind. Me armastame sinu vaimu. Me armastame taevast Isa. Me õnnistame kõike juuti. Issand, me õnnistame oma vanemaid, koguduse juhte ja igasuguseid ka füüsilisi vanemaid, Issand. Ja kõiki, keda sinu sõna ütleb, sest kirjutatud on, et sa pead oma ema, isa armastama
ja sa ei tohi teda kuidagi needa. Issand, anna meile jääda sinu käsuõpetusse. Anna meile hoolida sellest, anna meile väärtustada seda. Kui paljud arvates see on vajalik meile, et me seisame tema käsuõpetuses, ei kuku sealt ei paremale ega vasakule, vaid suudame jääda kitsale teele. Jeesus, aita meid jääda selle kitsale teele. Nii palju on tõmbenumbreid siia ja sinna ja igale poole tee seda, ära tee seda ja mida. Aga sa oled andnud meile kitsa tee. See on otsida sind, leida sind, käia sinuga, armastada sind, issand. Täname Jeesus sind kõige sinu headuse ja helduse eest, mis kestab igavesti. Tänu sinu puudutuse eest, armu ja vaimu eest. Tänu sulle, Jeesus, isand, et meie südamed on ka avatud täna selle sõnumile. Isand, me õnnistame ka külalisi, eks ole. Benjaminit ja tema abikaasat, issand, ja väga, issand, ja täname, et sa kasutad neid ka, issand, ja õpetad ja juhatad nende kaudu meie elu, issand, puudutad meid nii palve vaimu kui väega. Tänu sulle, Jeesus. Terve selle rahva eest, issand. Tänu, et sa liigud selle rahva peal rohkem ja võimsamalt tood esile oma vaimu ja väe ja puudutuse ja nõu ja jõu. Tänu sulle, Jeesus, issand. Tänu sulle. Kui paljud arvavad, me peame vajama veel lähemat suhet Jumalaga ja olla talle veel. Kui paljudel on selline nälg kohe sees, kes kohe elavad ja põevad üle seda taga ka mehed, jah. Ja tänu Jumalale selliste meeste eest, kus tulevad ka, me ei tea kus kohast täpselt, aga nad on kõik näljased sinu järele, Jumal. Nad tulevad sind tahtma ja meie ka tahame sind. Issand, me tahan mitte vähem kui nemad või keegi teine. Tänu sulle, Jeesus, selle eest, et sa oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Issand, tänu sulle, issand, halleluja. Issand, ma panen Jeesuse vere selle koguduse peale, selle aja peale, iga ühe peale meist. Ja me rääkisime teiste kiriku inimestega seal kuskil, kus see suur, mis asi see oli, küün või, jah. Ja nemad rääkisid, et nemad alati palvetavad, enne koguduse alustamist palvetavad valitsuse eest. Meie ka oleme vahest palvetanud, aga me palvetaks ka seega, olete nõus veel, palvetame valitsuse ja maa ja rahva eest, issand. Tänu sulle, issand. Seal on võtme inimesed, neil on antud jõud, vägi ja meelevald, pluss neil on veel raha, siis on neil täidesaatev võim. Neil on palju komponente, issand. Anna armu, issand, et need inimesed oleks tõmmatud sinu poolt, mõjutatud sinu vaimu poolt. Mul ei lähe kunagi meelest ära, issand, kuidas apostel Madabuko tõi näite, ta pani ühe mehe siia keskele ja 2 kõrvale. Ja siis üks neist meestest püüdis seda keskmist meest tõmmata enda poole ja teine püüdis tõmmata enda poole. See mees oli nagu kahe jõu vahel. Teda rebiti nagu kätest mõlemale poole. Näete seda pilti, jah? Kui paljud näevad seda pilti, et keegi on keskel, teda rebitakse 2 poole. On kellelgi see pilt? Ja see oli see pilt, issand, ta ütles, et see on inimene, kes on valitsuses. Tal on meelevalla positsioon, aga teda ründab ka teemonlik mõjukus, teda ründab ka igasugune tume must vägi. Ja kui paljud kuulsivad, et Ameerika valimistel vähemalt 40 000 nõida oli aktiivselt kaasatud valimisprotsess, lugesite internetis ja 40 000 nõida, kujutad ette, see polegi nii vähe. Ma ei tea, palju see on Pärnus elanikke on, võib-olla 44 000 või, ja võib-olla on Pärnu linnatäis, kujutad ette, mingid inimesi tuleb kokku, haarab kätest või on lihtsalt omavahel osaduses kuidagi kaudu ja nad kõik nagu neavad ühte kandidaati ja pusivad troonile teist kandidaati. See on vaimulik võitlus. Õnneks ka, ma ei tea, kui palju miljoneid kristlasi palvetas ka teise poole eest. Et see on nagu, see ei ole ainult see, et kuskil on mingid tumedad tegelased. See on see, et ka head või good guys, kuidas öelda, head poisid seisavad nagu Jumala asjade eest. Halleluja. Aga peab ka seisma. See ei ole passiivne. Vaatame, mis juhtub, vaatame, mis saab. Ei, saab see, mida Jumal tahab. Me kutsume Jumala plaani, tere Tarmo, tõmbame alla Jumala plaani ja kõik selle, mis Jumal on plaaninud ja miski ei jää sellest ära. Kui paljud usuvad, et miski ei jää Eestimaal ära, Jumal teeb teoks oma plaani usu kaudu. Issand, see tundub vahest võib-olla isegi ebareaalne, tundub, kellel sel vaja on, aga sellel ei ole tähtsust.
tähtsus on sellel, issand, et sa teed teoks oma plaani, kas või ma ei tea, kas või ainult võib-olla siin meil oleva 1000 inimesega või kellega, kui paljuga, ükskõik kellega. 1000 on muidugi palju, ärkamise on hakanud ainult 15-20 inimesega tavaliselt, tugeva tuumikgrupiga. Aga see on Jumala käes, mina ei ole selle ütleja, kuidas tema algab, aga ma tean, et ta vastab tulistele südametele, palavatele südametele, kui paljud tahavad olla tulised südamed Jumala poolt ja hoiavad seda, et see oleks nii, et see ei kustuks ära, et see ei vajuks ära, nagu Ilmutuse raamat ütleb, et sa olid leige, sind sülitati välja, et sul oli suht savi, mis saab. Issand, anna meile armu, et me ei oleks need savimehed, kellel on suht savi, mis saab. Ja ütlevad, Jumal ei teinud midagi, mina ka mitte, halleluuja. Vaid me võiksime olla need, issand, kes käivad sinu teedel, radadel, taotlevad sind, nõuavad sind, otsivad sind. Me saaks olla omamoodi nagu Jumala nõudjad. Halleluuja, halleluuja, tänu sulle, Jeesus. Ja kuulge, minu ennustatud kõne siin muudkui jätkuks, aga aeg läheb edasi. Võtame minu vaimustust natukene maha. Palume lauljatel tulla positsioonidele ja jutlustajatel valmis seada.
süda nüüd sulle alistub. Kõik, mis on mu elus, palun veel, kuulub sulle, Jeesus. Võta minu süda nüüd sulle alistub. Kõik, mis on mu elus, kuulub sulle, Jeesus. Võta minu süda nüüd sulle alistub. Nüüd sulle alistub. Nüüd sulle alistub. Kas sa usud seda? Nüüd sulle alistub. Kõikvõimas issanda, nii hildav kuningas, vast rõõmustab kõik maa, rõõmustab kõik maa. Tal ümber valgusrööv ja pimedus kaob nüüd. Väriseb ta ees, väriseb ta ees. Kui suur on issand, kaugem koos, kui suur on issand. Nad näevad kõik, kui suur on issand.
koos kui suur. issand, näevad kõik, kui suur on issand. Gospod tak veli, tvoj sa mnou náš Boh tak veli, just vidím всё náš Boh tak veli. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. As you are, how great is our God. Sing with me, how great. Oh, we see how great is our God. Sinun nimi vääriline Jeesus, meie kõigi kiitust väär. Hing see laulab sul, hing see laulab, kui suur on issand. Oh, kui suur sinu nimi vääriline. Meie kõigi kiitust väär. Hing laulab sul, kui suur on issand. Jalale vaikselt alla. Ja kui suur on issand, laulgem koos, kui suur on issand. Näevad kõik, kui suur on issand. Üks kord veel, viimane kord. Kui suur on issand, Laulgem koos, kui suur on issand ja näevad kõik, kui suur on issand. kiidan meie
issanda uks on lahti ja et issand Jeesus ise nagu oma käega hüüub ja kutsub sind ja ütleb, et tule mulle lähemale. Tule astu minu juurde ja ma armastan sind, minu poeg, mu tütar. Ja pole vahet, kus sa oled läbi käinud või mis sa oled teinud, kui sa tuled Jumala juurde, annad kõik endast talle. Tema peseb ja puhastab sind. Tema lunastab sind oma verega. Tema ei hülga ega jäta, vaid tema on sinuga algusest lõpuni. Ja kõik, mis sa pead ütlema, on jah, Jeesus, ma tahan sind. Tahan sind oma ellu. Sest ei ole mitte kedagi teist kui Jeesus, kes täidab sinu anumad üle pilgeni täis. Ja kui need on juba täis midagi muud, siis issand võib neid tühjendada ja täita sulle üle. Lihtsalt sa anna ennast talle üle, tühjenda ennast.
Jeesus, Jeesus, Jeesus. Täida meid uue jõu ja väega, issand. Sina oled kogu meie jõud. Sina oled kogu meie lootus. Aita meil tõesti panna kogu lootus sinu peale. Aita meid ainult loota sinule, Jeesus. Sina kunagi ei valmista pettumust. Tänu sulle, Jeesus. Tänu, Jeesus, sinu ustavuse, sinu headuse eest. Tänu sulle, Jeesus. Kuningas, kuningate kuningas. Isandate isand. Me oleme sulle au ja tänu. Ülistame ja kiidame sind. We glorify you, Jesus. Thank you, thank you, thank you. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you, thank you, thank you for your power. Thank you for your life in us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Take us over. Take us over, Jesus. Fulfill us, Jesus. There is nobody could do it. Just you. Täida meid, issand, oma armu ja väega. Tule. Tule oma ligioluga. Tule oma ligioluga. Tule oma ligi. Täida see paik. Täida see paik. Täida see paik. Täida see paik. Me vajame sind. Me vajame sind. Me hüüame sinu poole. Jeesus. Tule. Võta meid üle. Haara meid. Haara meid. Kuningate kuningas. Isandate isand. Las nälg sinu järgi kasvada meis. Las rohkem ja rohkem olla me sinu järgi näljas. Täida meid oma nälja ja väega. Jeesus, Jeesus. Jeesus, Jeesus. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, Jesus, glory, Jesus. We glorify you. We worship you, amazing King, King of kings, Lord of lords, Lord of hosts. We worship you, we glory you. We glory you. Shine over our country. Shine over us. Kiirga meie üle. Kiirga üle selle maa ja rahva. Kiirga, issand. Ärata meid. Revive us, Jesus. We cry to you. We cry to you desperately. Revive us, Jesus. Help us, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oramakota liramahama maya. Eluramata kena lekoma. Iramata korama alamanda. Suurendama mõjukust selle maa ja rahva üle. Multiply your influence over that country and small land over the people. Increase your presence here in Estonia. Come, Jesus. Come, Lord Jesus. Let the gates be opened. Let the gates be opened. Come, Lord Jesus. You are our hope. There is no other hope. Jesus, come and touch us, change us, renew us. Uuenda meid, ärata meid. Halleluuja, 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 issand. Tänu sulle, Jeesus, aitäh. Aitäh muusikale. Aitäh. Jaa. Teeme neile väikse aplausi, olete nõus või? Kui teile meeldis muidugi see ülistus. Kui ei meeldinud, ära tee. Jaa, ära tee. Ja kõik lõpetasid kohe ära. See ei olnud nii mõeldud. Või sellepärast, et sina tulid, kõik lõpetasid ära. Ja okei, naljad, eks. Tänu Jumalale.
meil on külas täna siis Benjamin ja Pam, nii et tee neile ka ühe aplausi. Let's welcome you, Pam and Benjamin. Yes, stand up please and come forward in Jesus' name. Yeah. Please take it over and say what is to say. We're going to go back and sing that part of the song, All My Delight is in You, Lord, in just a moment. My helper. I can't do this without you. Ma ei saa seda teha ilma sinut. Hallelujah. Psalm 86, Psalm 86, verse 11. 86, 11. Teach me your way, O Lord, Õpeta mulle, issand, oma teed and I will walk in your truth. ja ma tahan käia su tões. Unite my heart to fear your name. Kinnita mu süda kartma sinu nime. Unite my heart. Sometimes my heart is divided. Vahest mu süda on nagu lahutatud. We were just singing a song. Me laulsime just laulu. I wonder if you can sing it truthfully. Ma mõtlen, kas sa saad seda tõeliselt laulda. All my delight is in you, Lord. Kõik mu nauding on sinus. All my delight, not just some of it, Mitte ainult osaliselt, not just part of it, mitte ainult but natukene. all my delight is in you, Vaid God. Kõik mu nauding on sinus. All of my hope Kõik mu lootus and all of my ja strength kõik mu tugevus forevermore. igaveseks. Hallelujah. Our prayer is unite, God, unite my heart. Unite my heart so that I can say, Kinnita mu süda, et ma saaksin öelda, all my delight is in you. et kõik minu hea meel on sinus. I don't look for another. Ma ei vaata mujale. You are my hope. Sina oled minu lootus. If I didn't know you, God, I'd be Kui hopeless. ma ei tunneksin sind, oleks ma täiesti lootusetu. And you are my Ja strength. sa oled mu tugevus. Not just right now, Mitte ainult just not just today, praegu või täna, forevermore. vaid igaveseks ajaks. He's my hope and my See on strength. mu lootus ja mu jõud. Let's go ahead and sing that again. Laulame selle korra veel. Hallelujah. Jeesus, kogu mu lootus, kogu mu jõud, kogu mu rõõm on sinus, Jeesus, igavesti. Jeesus, kogu mu rõõm on sinus, Jeesus, kogu mu lootus, kogu mu jõud, kogu mu rõõm on sinus, Jeesus, igavesti, igavesti. Kogu mu rõõm on sinus, Jeesus, kogu mu lootus, kogu mu jõud, kogu mu rõõm on sinus, Jeesus, igavesti. Hallelujah. Forevermore. All my delight Yes, is God. in you, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in you, Lord. Forevermore, forevermore. All my delight is in you. Yes, God. All my delight, God. Kõik mu rõõm, issand. God, I don't need to look for another. Ma vaja Jumal mujale vaatamast. You are my hope. Sina oled mu lootus. You are my strength. Sina oled mu jõud. Hallelujah. Thank you, Father. Tänu sulle, isa. Thank you, Lord. Tänu sulle, issand.
Hallelujah. Do you have something you want to share to start out? You want to greet people? Come on. Mom always goes first. ema läheb alati esimesena peale. Hallelujah. It's so wonderful to be here today. On tore siin täna olla. We have been on a little journey. Oleme väiksel rännakul olnud. We started a few weeks ago in Sweden, Alustasime mõni nädal tagasi Rootsist. and then we had some other meetings in Finland, Siis oli koosolekuid meil Soomes. and we got to come to Estonia for just a very small time, Ja saime natukeseks ajaks ka Eestisse tulla. and it's a joy to be here. Ja on rõõm olla siin. The presence of the Lord is in this place, Issanda ligiolu on siin paigas. and we got here early today, Jõudsime siia täna varem and I just went into the little prayer room, ja läksin sinna palveruumi siin. and I've been a mess ever since. Ja siis ma olen sellest ajast peale olnud nagu sellises erilises I olukorras. promise I started off with some makeup this morning, Et ma tulin siia meigiga, but I think I've cried it all aga off. ma nutsin selle kõik maha. But it's okay. Ja see on okei, He's worth it. sest ta on väärt seda. So when we were in Estonia, Kui olime Eestis, we had not Estonia. See, I'm messed up in the glory. ma olen natukene sassis. When we started off in Sweden, we were there for a week, Ja olime Rootsis, olime seal nädal aega. and we were doing a prayer and worship Tegime conference. sellist palve ja ülistusasja. And we were staying at a hotel, Olime hotellis and there was we were there extra day. We came in early, ja nagu lisapäeva võtsime, sest tulime varakult. and the hotel manager, the night manager, checked us in, Hotelli mänedžer siis registreeris meid sisse sinna. and he said, "Why are you here?" Ja miks te siin olete, küsis. And we said, "Well, we're here for a praise and worship Oleme conference." siin sellise palve ja ülistuskoos konverentsi jaoks. And he said, "Prayer? I need prayer." Palve, ma vajan palvet. And so, and we were not the ones checking us. Our host was actually checking us in, but I heard that he wanted prayer. Juhataja meid majutas sinna, aga siis tema tegi nii. And over the next couple of days, we chatted with him often. We got his name. Nii paari päeva jooksul me siis seal vestlesime ja saime ta nime. His name is Afi. Ta nimi on, Afi. His name. see oli ta nimi. So we're all going to be praying for Afi. Nii et me palvetame selle Um, Afi eest. Afi. A-F-F-I. Afi. And Afi eest, jah. so the next day, Benjamin and I were standing at the counter talking to Afi. Ja siis me seisime seal leti ääres ja rääkisime Afiga. You guys don't like that name. Must have another meaning in Estonian. Okay, Mr. A. Härra A. So we were standing there, and I just, I had him on my heart, and so I just grabbed his hand. Ja I just ma grabbed olin his hand. südame peas ja ma haarasin ta käest niimoodi. And I said, like, Ja ütlesin niimoodi, et about a minute prayer. kuskil minuti jooksul. And I just blessed Ja him. siis õnnistasin teda. And as soon as I got done, I just let go because there were people at the counter. Kui ma lõpetasin, vaatasin, no seal inimesed olid järjekorras juba. My heart is warm. Oi, mu süda on soe. I said, that's Holy Spirit. See on püha vaim, ütlesin mina. And so he had a bunch of people that he had to go take care of. So we went to our meeting. Kandma hoolt mingite inimeste eest seal selle järgi. And the very next day, Ja siis järgmine päev he sees us. nägi meid He has his arms open. ja olid käed juba laiali. This is in Sweden. You people don't do this See on stuff. Rootsis, seal niimoodi ei tehta. You're Europeans. Te eurooplased, You're pretty standoffish. te olete sellised, hoiate eemale. He had his arms Tal open. olid käed juba laiali avatud. I said, Mr. A, are you going to hug me? Mister A, kas sa nüüd kallistad mind või? And he did. Ja ta tegi seda. He said, what did you do to me? Mida sa tegid minuga? My heart. Mu süda.
I have never felt this in my whole ma ei ole life. kunagi ennast niimoodi tundnud terve elu. I am 48 years old. ma olen 48 aastat vana. I don't know what this is. ma ei tea, mis asi toimub minuga. I said, it's God. ma ütlesin, see on Jumal. He's marked you. ta märkis su ära. And so he had a counter full of people. We couldn't talk anymore. ja seal leti ääres oli palju inimesi, me ei saanud pikemalt rääkida. Mr. A, we need to talk. Mr. A, me peame rääkima. I know, I have to find ma out. tean, ma pean leidma kätte, mis asi see on. So the next day came, nii et järgmine päev siis and we had to leave before Mr. A came into work. pidime ennem ära minema, kui tema tuli tööle kahjuks. Oh, I was so disappointed. ma olin nii pettunud. I said, Lord, what about Mr. A? You want to work in his life? härra A-ga juhtub nüüd. So we stayed with our host for a few days. olime koos selle oma programmi juhatajaga siis seal mõned päevad. And the day before we left, nüüd üks päev enne, kui me ära läksime, I asked our host, can we go back to the hotel and see Mr. A? tema käest, et kas me saaksime sinna hotelli veel minna, et näha seda Mr. A-d. And he said, of course. ja ta ütles, muidugi. So I had spent some time with the Lord. nii et see oli olnud issandaga mõne aja. And I wrote out just a one page of scriptures. ja kirjutasin talle lehekülje täis siis kirja That was a very simple salvation plan. selline lihtne päästeplaan. And we had a New Testament Bible in ja meil oli Swedish. siis Uus Testament, rootsikeelne. And so we went to the hotel. nii et läksime sinna hotelli. And he looked up. ja siis ta vaatas üles. He came running. ja jooksis meie suunas. He gave all of us, the three of us, big hugs. andis meile kõigile suure kallistuse. He said, my heart still Mu feels süda so ei warm. on ikka veel nii soe. I said, that's God calling you. ma ütlesin, see on Jumal, kutsub sind. So he was the only man, working. ta oli ainuke mees, kes seal tööl And so we were trying to be really honoring him at his work. üritasime teda nagu olla auväärsed temaga. And we gave him all of the items that we brought. ja andsime talle kõik need asjad, mis me tõime talle. And he promised he would read them. ja ta lubas, et ta loeb neid. And gave Benjamin his telephone number. andis Benjaminile oma He said, you ever come to kui Sweden, tulete Rootsi veel, you have to call te me. peate helistama. So we are praying for a very radical conversion nii et me palume ühe for Mr. radikaalse A. pöördumise eest Mr. A suhtes siis nagu. Before we left the hotel, enne kui me hotellist lahkusime, he drug us over. He had to introduce us to his ta manager. tiris ja tahtis meid oma mänedžeriga tutvustada. And we're just believing for revival in the hotel. me lihtsalt usume seda Right? ärkamist seal hotellis. How about that? Sound good? kuidas tundub? Okay, so that's my greeting. nii et see on minu tervitus teile. Yeah, this gentleman is from Pakistan, ja siis on Pakistanist keegi. and he just kept going, I've never felt this way. ma ei ole kunagi ennast niimoodi tundnud. I don't know what's going on. ma ei tea, mis toimub. And so we're excited to see, and we say me that oleme to põnevel seda näha muidugi. just to tell you this. ja siis, et öelda teile seda nüüd. Our God is still in the business me Jumal on ikka veel tegutsemas of touching hearts. ja puudutab südameid. He's still in the business Ta on of ikka veel opening deaf ears. tegutsemas ja He's still in the avamas business kuurte kõrvu of freeing frozen joints and shoulders. ja vabastamas neid He's still in the business ligemente, of breaking addiction et sõltuvustest vabastada and breaking bondages. ja sidemetest vabastada. And he's still in the business of setting hearts on ta fire. ikka paneb südameid And põlema. he's still in the business of baptizing people in the Holy Ghost. ikka veel ristib inimesi püha vaimuga. Hallelujah. Hallelujah. So we're excited about what God has been doing. nii et me oleme põnevil sellest, mida Jumal on tegemas. And we're excited about what has been taking place here. ja ma olen põnevil sellest, mida ta siin teeb ka. From time to time, I get a chance just to click on your service. It's early in the morning for me, aeg-ajalt ma ikka klikan ja internetis teie teenistuse peale. but I'll get a chance to watch a little bit of it live. ja siis vahest vaatan nagu laivis seda. And so
what I want to talk to you about today ja mis ma tahan teile täna rääkida, on see, is you have had some incredibly gifted people who have come and ministered teil in on olnud this siin place. üheti väga eriliselt andekaid inimesi, kes on tulnud ja teeninud teid. Just last week, and does he nädal. pronounce his name Guy? See In Ilki, right? jutustaja Guy oli siin. They were here. Nad olid siin. And I just caught part of it, but I'm sure Sain osaliselt selle kätte. there was a prophetic atmosphere that was here. Ma kujutan ette, et Because see oli I have seen a little bit of them before when they've been here. prohvetlik And you've atmosfäär, had ma other nägin neid people enne, kui who nad have käisid. come, Ja teised, who kes have tulid. brought prophetic words and who have brought Kes tõid brought prohvetlikku words of sõna. knowledge. Ja tunnetussõna. Hallelujah. Hallelujah. And that is so exciting. Ja see on nii põnev. But sometimes Ja ka vahest. after those people leave, Peale kui need inimesed, seda kui need inimesed ära lähevad, 3 or 4 weeks later, 3-4 nädalat hiljem, we might struggle to remember what the word was siis me võib-olla ei olegi nii hästi meeles, mis ta rääkis. because we get caught up in life. Sest elu läheb edasi. We get caught up in our circumstances. Ja meie olukorrad. And so that word kind of gets pushed back a little bit. And if we're not careful, we will let go of the promise that God has given us. Have you ever let go of a promise that God has given you? Oled sa kunagi teinud seda? I have. Mina olen. I have. Because oftentimes Sest it tihtilugu on doesn't nii. come in its fulfillment. It comes as a seed. See täitumine tuleb lihtsalt, see ei tule täitumisest, see tuleb seemne vormis. And scripture says in Genesis that as long as the earth remains, Nii kaua kui maa püsib, there is seed time and on harvest. külviaeg ja lõikusaeg. Now for a lot of years we got to stay with Peter and Crystal when we came. Palju aastaid me olime koos Kristel ja Peetriga, kui me tulime siia. And Crystal has this wonderful garden. Ja Kristel tal on seal aed kodus. That garden just didn't happen on its See own. aed lihtsalt ise ei juhtunud. She had to plant it. Ta pidi sinna istutama She had to water it. ja She kasvama had to nurture it. ja kandma hoolt selle eest. And she had to keep the weeds out. Ja ta pidi ka umbrohtu kitkuma. Right? On nii? Our promise is the same way. Meie tõotusega on samamoodi. Just because someone stands here and gives you a promise of God Ainult sellepärast keegi seisab siin ja annab sulle Jumala tõotuse. doesn't mean we get to fold our See ei hands tähenda, et me võime käed risti panna and just sit and wait. ja lihtsalt istuda ja oodata. We have to water the seed. Peame seda seemet kastma. We have to nurture Peame the hoolitsema sellest, seed. seda seemet. There's seed time and harvest. You don't plant Külviaeg ja the lõikusaeg. seed Sa lihtsalt ei pane seda mulda and go out the next day and expect fruit. ja minna järgmine päev ja leida sealt juba vilja. But that doesn't mean the word isn't true. Aga see ei tähenda seda, et sõna ei oleks That tõde. doesn't mean his promise isn't sure. Et tema tõotus ei oleks kindel. We always get excited when we get the promise. Me läheme satume vaimustusse, kui saame selle tõotuse. And we're excited when we see the performance of that Ja promise. oleme vaimustatud, kui see hakkab toimima. But in the meantime, there's preparation. Aga vahepeal on ettevalmistus. And I don't like the time of Ja preparation. mulle see ettevalmistuse aeg ei meeldi. When I was much younger, Kui ma olin palju noorem, I ran track. siis ma jooksin nagu, või noh, tegelesin Actually, jooksmisega. I really played baseball, but they just brought me over to run for the track meets. Ma mängisin pesapalli, aga nad tõid mu sinna jooksmisvõistlustele nagu. And so I got to run the 100-meter dash Et ma hakkasin siis seda 100 meetrit tõkkajooksu jooksma. and the 120-meter hurdles. Ja seda 20 tõket. And then they needed a warm body to run the 1,500 meters. Ja siis pidi 1500 meetrit ka jooksma. I had already run the other two races. Ma olin 2 võistlust juba või seda jooksu teinud ära. When I started running the 1,500 meters, Kui hakkasin 1500 meetrit jooksma, I thought that race was never going to end. ma mõtlesin, see ei lõpegi kunagi ära.
I was not prepared. ma ei olnud üldse valmistunud selleks. And that race lasted so much longer ja see kestis nii palju than kauem, I thought it should. kui ma arvasin, et see peaks kestma. And sometimes as we're waiting for the promise ja of vahest, kui me God, ootame Jumala tõotuse täitumist, that race that we're running seems like it's taking a whole lot longer than it should. võidujooks tundub, et kestab nii palju kauem, kui tahaks. But there is a finish line. aga finišijoon on siiski olemas. Hallelujah. Hallelujah. In Genesis chapter 16, esimese Moosese 16 peatükk. Sarah's handmaid Hagar Saara ümardaja Haagar has left. läks ära And it says the angel of the Lord comes to her ja ütles, et issanda ingel ilmus talle. and says, "What are you doing?" ütles, et mida sa teed siin? And she said, "Sarah has been mistreating me." ütles, et Saara kohtles mind halvasti And he says, "You need to go back." ja ajas mind minema. ütles, et sa pead minema tagasi. And then tells her that she is with child. ja ütles, et ta on lapseootel. But then it drops down. That's all about verse 9. About verse aga siis 9. 13. salm ja 13. salm. Instead of saying the angel of the Lord, it just says the Lord. ja siis ütleb lihtsalt mitte issand ingel, aga lihtsalt ütleb issand. But she called the place where this encounter happened ta kutsus seda paika, kus see asi juhtus, the God who sees. et Jumal, kes näeb. I'm here to tell you today, ma olen siin, et öelda sulle täna, there's a God who sees. on Jumal, kes näeb. Crystal, Krista, God sees. Jumal näeb. He sees your walk. ta näeb su käimist He sees you standing in faith. ja sa seisad He usus. hasn't forgot his promise. ta ei ole oma tõotust unustanud. He sees. Ta He's näeb. not turned his back. ta ei ole oma selga keeranud. And others, ja teised ka. he's the God who sees. ta on Jumal, kes näeb. He's the God who's there. ta on Jumal, kes on olemas. There's a scripture that I always thought on üks kirjakoht, mille kohta ma olen alati mõelnud. that when I read it, I always read it like God was angry. ma lugesin seda nii, nagu Jumal oleks vihane. And it's in Galatians chapter 6, ja see on galaatlastele 6. peatükis, starting in verse 7. 7. salmist alates. And here's the way I always heard it in my heart. ja see on, kuidas ma seda alati nagu kuulsin oma südames. Don't be deceived, God isn't mocked. ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata. Whatsoever a man sows, that he's going to reap. sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab. And I always thought that was more of a negative. ja ma mõtlesin alati selle kohta nagu negatiivselt. But then God said, Benjamin, it's a great promise. aga see on ju suurepärane tõotus. Because he said, if you sow to the flesh, yeah, you'll reap of the flesh. ja jah, kui sa tõesti külvad lihale, siis Oh, sa but if you'll lõikad sow ka. to the spirit, aga kui sa vaimule you'll reap külvad, of the spirit. siis sa lõikad ka vaimuvilja. Where are we sowing? kuhu me siis külvame? Back to unite my heart. There's times where I'm sowing to the spirit, but there's probably times more than I ever want to admit that I sow to the flesh. on aeg, kus ma olen külvanud tõesti vaimule, aga on ka ajad, kus ma olen külvanud lihale tõesti. But God said, if I sow to the spirit, aga Jumal ütleb, kui ma külvan I vaimule, will reap of the siis ma spirit. lõikan vaimust. And then he goes on to say in verse 9, ja siis ütleb 9. salmis, and let us not grow weary ärme siis väsige ära, while doing good, kui teeme head, for in due season sest et õigel ajal we shall reap if we do not lose heart. saame lõigata, kui me ennem ära ei väsi. Not you might reap, mitte võib-olla, not maybe if God wakes up and feels happy that et kui Jumal day. ärkab üles ja tunneb ennast You nagu hästi see päev, shall reap. sa saad tõesti lõikama. You shall see the promise that you've been waiting sa for. saad nägema seda tõotust, mis sa oled oodanud, If you faint not. kui sa ennem ära ei väsi. Hallelujah. When we receive the word, whether it's by promise, kui me võtame vastu sõna, kas siis tõotuse läbi whether it's reading the word, või sõna lugemise läbi, most of the time that word comes as a seed. enamus ajast see tuleb kui seeme. Don't let go. ära lase sellest lahti. There's a season. on nagu hooaeg. When Joseph was in prison, kui Joosep oli vangis, Scripture makes a statement. siis Pühakiri ütleb nii,
It says the word of the Lord tested him. issanda sõna testis teda. How many of you know he spent much longer in prison than he ever thought he would? Paljud teavad, et ta oli palju kaua vangis, kui ta iial oleks osanud That arvata. word, that promise that he had was being See tested. sõna, see tõotus testis teda. So many times Nii palju kordi we come to church tuleme kirikusse or we come to meetings või koosolekule and we want to get a fresh word from God. ja tahame saada värsket We sõna want a Jumalalt, fresh prophecy. värsket We want a profeteeringut, fresh promise. värsket tõotust. But what have we done with the promises that we've had? Aga mis me nende eelmistega oleme teinud? Because there's times where I have laid the promise down. Aga sest on olnud aega, kus ma olen lihtsalt pannud selle maha, selle tõotuse. So I'm going to ask God to do something today. Nii et ma küsin et Jumalalt, et ta teeks midagi täna. I'm going to ask God to bring back to your remembrance Palun, et ta tuletaks sulle meelde promises that and prophetic words that maybe you have laid down. neid tõotusi ja prohvetlikke sõnu, mis sa oled nagu kõrvale heitnud. In Luke chapter 1, Ja Luuka esimeses when the peatükis, angel of the Lord came to Zacharias, kui issanda ingel tuli Sakariase juurde, the angel says this, siis ingel ütles nii. I have heard your prayer. Ma olen kuulnud su palvet. That's not a very good translation. See ei ole väga hea tõlge tegelikult. The translation should be more like See this. peaks umbes nii olema hoopis. Zacharias, Sakarias, that prayer that you don't even pray anymore. see palve, mida sa enam isegi ei That prayer palveta that mitte. you've given up on. See, mille suhtes sa oled alla That prayer andnud. that you thought was never going to happen. See, mida sa arvasid, et kunagi ei juhtu That's niikuinii. the prayer that I've come to answer. See on nüüd see palve, millele ma olen tulnud vastama. Do you have a prayer Kas sul on selline palve, that you've given up on? mille suhtes sa oled alla andnud juba? Do you have a prophetic word Kas sul on prohvetlik sõna, that you've lost hope in? mille suhtes sa oled lootuse kaotanud? I'm here to tell you he's the same yesterday, today, and forever. Ma olen siin, et öelda, ta on seesama eile, täna ja igavesti. God said he will watch over his word to perform it. Jumal ütles, et ta valvab oma sõna üle, et He seda says in the täita. book of Numbers, 4. Moosese raamatus I'm not ütleb, a man ma ei ole inimene, that I should lie, et ma or valetaks. the son of man that I should repent. Või inimese poeg, et ma Have I not parandaks, said kahetseks it? seda. Kas ma pole mitte Will öelnud? I not make it good? Kas ma mitte ei tee selle heaks? Hallelujah. But it takes us watering the Aga seed. selleks läheb vaja sõna seemne kastmist. It takes us keeping the weeds out of our garden. Ja et ka umbrohtu eemal hoida meie aiast. It takes us standing in faith. And how does faith come? Selleks läheb vaja usus seismist, aga kuidas usk tuleb? Faith comes by Usk tuleb hearing, kuulmise kaudu. and hearing by the word of God. Ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. So as people like Guy and Elke have Kui stood nüüd here inimesed nagu Kiia, Elke And Marie. seisid ja Marii and prophesied over you, ja profeteerisid teie üle. maybe it's something that's been 3-4 years ago. Võib-olla see oli 3-4 aastat tagasi juba. Are you still carrying that word in your heart? Kas sa ikka kannad seda veel oma südames? Have you let go? Või oled lahti Or lasknud? is it still there? On see ikka veel seal? Does it still, when you think about it, does it still bring up hope and Kui sa mõtled- life in you? Kui sa mõtled selle peale, kas see toob If veel it elu ja does, you're still lootust? tending the garden. Kas sa ikka veel If hoolitsed it selle aia doesn't, eest? We need to go back Kui sa and seda ei tee, revisit siis sa that. pead minema nagu tagasi ja kandma hoolt selle eest. Because God hasn't lied. Sest Jumal ei ole valetanud. Hallelujah. So I'm going to ask us to close our eyes for Nii a et ma moment. palun, et me sulgeks oma silmad korraks. And I'm just going to say, Father, Ja siis ma ütlen, isa, well, let me back up a little bit. I'm Las ma going to do natuke- it this way. kerin tagasi. Holy Spirit, Püha vaim, right now, praegu, nüüd, in this moment, selles hetkes. God, would you refresh Jumal, kas sa värskendaksid promises that I have let go of? need tõotused, millest ma olen lahti lasknud? Would you rekindle Kas sa süütaksid uuesti lõkkele the fire selle tule of prophetic words prohvetlike sõnade from oma times past nendest mineviku aegadest, that I've lost hope in? mille suhtes ma olen lootuse kaotanud? Would you bring back to my memory Kas sa tooksid tagasi mu meelde those things that you have shared need asjad, mida sa oled jaganud, that I have set up on the shelf? mida ma olen riiuli peale pannud? Father, I want to water the word that you have placed in my heart. Isa, ma tahan kasta seda sõna, mis sa mu südamesse oled pannud.
And God, your word doesn't fail. ja Jumal, sinu sõna ei kuku läbi. So Father, we give you thanks and we give you praise. Et me anname sulle tänu ja kiitust, Isa. In the mighty name of Jesus. Jeesuse võimsal nimel. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Because one of the things that happens Üks asi, mis juhtub, when we lose heart in the word that we've been given, kui see sõna nagu läheb meil is südamest then ära, we feel like we constantly have to go to the next meeting to get another word. siis meil tundub nagu peame minna järgmisele koosolekule saada uut sõna. And it's not that we necessarily need another word. Mitte, We et me- need to walk in the word we have. Mitte, et me vajaks uut sõna, vaid me peame selles käima, mis meil juba on. And then if God chooses to speak again, we receive it just like we did the first time. Ja kui Jumal valib meile rääkida uuesti, siis muidugi ta teeb seda. But we have to understand, Aga me peame mõistma, we have a part in this. meil on ka osa selles. It's not just, oh, I got a word, See on lihtsalt, oo, ma sain sõna. let me sit back Las ma nüüd istun and just wait for God to perform it. ja lihtsalt ootan, et Jumal teeks seda. I've got to cooperate with it Ma pean temaga koostööd tegema and I've got to water it. ja ma pean seda kastma. Hallelujah. So let me ask you a question. Nii et I want las ma all küsin your su käest all your küsimuse. eyes forward here. How many of you can think of a word that you have that you haven't seen the fulfillment of it Kui yet? paljud teist mõtlevad või võivad mööda mõne sõna peale, mis on saadud ja pole veel täitunud? Hallelujah. We're just beginning to see Me hakkame alles nägema seda, take place some of the words that we had 20 years ago. kuidas need sõnad, mis me 20 aastat tagasi saime, hakkavad täituma. That's a long race to run, See on päris pikk jooks, mida joosta. but he's faithful. Aga ta on ustav. Hallelujah. Hallelujah. He's faithful. Ta on ustav And he answers prayer. ja ta vastab palvetele. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tänu sulle, Jeesus. So, Father, I'm asking for the fulfillment Nii et Isa, ma palun täitumist, of words nende sõnade täitumist, that we have heard in the past, mida me oleme minevikus kuulnud, that, Father, we haven't seen yet, mida me veel ei ole näinud and we've kind of lost hope in. ja me oleme nagu lootuse Father, would you kaotanud. revive the hope in us, Isa, kas sa in elustaks the selle words that we've been given, lootuse nende sõnade suhtes for your glory, God, sinu enda auks, in the name of Jesus. Jeesuse nimel. Hallelujah. Hallelujah. Revival happens Ärkamine juhtub, when someone's heart gets set on fire kui kellegi süda läheb põlema and then they get close to someone else whose heart has been set on fire, ja siis nad lähevad kellegi ligi, kelle süda läheb ka or põlema. the fire they have gets imparted to the next person. Või siis see tuli läheb, kandub nagu üle teisele. And before you know it, you begin to gather the logs together Ja kui sa enne, kui sa aru saad, siis One on seal log need burning burns puuhalud out juba koos, in a short period of time. palju lühikese ajaga. 4 or 5 logs burning will burn for a long 4-5 time. suurt halgu põlevad tükk aega koos. And scripture tells us in Ja Leviticus pühakiri ütleb 3. Moosese that the raamatus, job of the priest et preestrite töö was to always keep a fire on the altar. oli, et see altari peal tuli alati The põleks. altar is our hearts. See altar on meie We süda. are always to keep a fire on the altar. Peame alati seda tuld hoidma. Part of the way we do that is back with words that we've been given and the seed that's been planted in us. Osa, kuidas me teeme, see on see, et need sõnad, mis me oleme saanud, me hoiame neid When he speaks and kassetuna. that word comes alive, Kui ta räägib, that siis sõna tuleb fire ellu begins to burn ja see again. tuli hakkab jälle põlema. When I read that Psalm 86 when we started, See psalm 86, kui ma lugesin seda I enne, read that about a week and a half ago. lugesin seda kuskil 1,5 nädalat And as tagasi. soon as I read that first part, teach me your ways. Õpeta mulle oma teid. God, it's not just about me seeing your acts. Et see ei ole lihtsalt, et ma näen su tegusid. It's not just enough for me to see your hands. See ei ole mitte lihtsalt, et ma näen su kätt. I need to see your ways. Ma pean su I teid need to know tundma, you tundma sind
and not just what you do. ja mitte ainult seda teadma, mis sa teed. I don't need to know about you, I need to know you. ma ei pea teadma mitte ainult asju sinu kohta, vaid And tundma that sind really ennast. begin to go off on the inside of me and begin to light a fire in me. ja see peab minu sees nagu tule sütitama. I've been a believer for a while. ma olen ikka mõnda aega olnud usklik. I still need Ja God ma- to teach me his ways. ikka vajan, et Jumal õpetaks mulle oma teid. There are ways on teid of ja viise, God that I'm still not familiar with millega ma veel ei ole tuttav, because he's infinite. sest tema on lõputu. So that word has lit a fire in my heart. nii et see sõna on sütanud That tule minu promise sees. that God, you will teach me your ways. see tõotus, et sa õpetad mulle And oma I teid will walk ja ma käin in siis your truth and you sinu will tões unite my heart. ja sa ühendad mu südame. Psalm 27. psalm 27. Let me actually turn to the verse so you can know what verse it is. And this is God's invitation to you and I today. ja see on Jumala kutse sinule ja minule. Verse 8. 8. David is saying, Taavet ütleb seal niimoodi. God, you said, Jumal, sa oled öelnud, seek my face. otsi mu palet. And my heart said to you, ja minu süda ütles sinule, your face, Lord, I will seek. sinu palet, issand, ma näen. Is there something in you and I kas on midagi sinus või that minus, when we hear the invitation of God et kui me kuuleme Jumala saying, kutset, seek my face, mis ütleb, et otsi mu that palet, there's something in us, et in midagi our meis, heart that begins to rise up and said, mis hakkab say, tõusma üles ja God, ütlema, your face I will seek. jah, ma otsin su palet. God, I've got to seek your face. ma pean otsima su palet. It's your invitation. see on sinu kutse. Face to face with God. näost näkku Jumalaga. Not at a distance, mitte eemalt, but face to face. vaid näost näkku. Intimate intiimselt. worship ülistus. in the secret place. selles salajases paigas. Seed time and harvest. külviaeg ja lõikusaeg. The promises of God come as a seed. Jumala tõotus tuleb kui seeme. We have talked about revival coming to Estonia. me oleme rääkinud ärkamisest, mis tuleb Eestisse. How will it happen? kuidas see siis juhtub? It'll come as a seed. see tuleb kui seeme. And if we're not careful, we won't see it when it begins. ja kui me ei ole hoolikad, siis me ei saa aru, kui see juhtub. Because we're looking for the big show. sest me ootame nagu suurt show'd. And God says, if I want an oak tree, ja Jumal ütleb, kui ma tahan tammepuud, I plant an acorn. siis ma istutan tammetõru. If I want an apple tree, kui ma tahan õunapuud, I plant a seed. siis ma panen seemne mulda. There's a seed that has been planted in Estonia. on üks seeme, mis on juba istutud Eestisse. I no longer say that revival is coming. mina enam ei ütle, et ärkamine on tulemas. I say that revival is here. ma ütlen, et ärkamine on siin. It might not be in its fullness yet, see võib-olla pole oma täiuses veel, but God is gathering people together whose hearts burn, aga Jumal toob kokku inimesi, kelle süda põleb, who long for nothing else kes igatsevad ei midagi muud, than to see a move of God in their day. kui näha Jumala liikumist nende päevadel. We have watched it begin to happen with young people in different countries. me oleme näinud seda juhtumas noorte inimestega erinevates maades. And as I stand here, ja nii nagu ma siin seisan praegu, I declare to you, ma kuulutan sulle, I'm still young. et ma olen ikka veel noor. I know I don't look it, ma tean, et ma võib-olla ei näe niimoodi välja, but I'm still young and I aga ma want olen to ikka get in on veel it. noor ja ma saan ka osa sellest. I don't want there to be a move of God ma ei taha, et oleks Jumala liikumine and I miss it. ja mina jään ilma. So if he starts with young people, et kui tema alustab noortega, I'm going to jump in with young people siis ma hüppan koos sisse nendega. and say, Ja don't look at the hair ära color. vaata mu juuste värvi, I'm still young. ma olen ikka noor.
I'm still young and I want to be where God is ma olen moving. noor ja tahan olla seal, kus Jumal liigub. Hallelujah. How about you? kuidas sinuga on? Let's stand up. tõuseme püsti. Father, revive our hearts. isa, ärata üles meie südamed. Father, rekindle your words in us. isa, läida oma sõna meie sees. Bring back to our remembrance too tagasi meie mälestusse või meenutusse. promises, tõotused, words of wisdom and words of knowledge, tarkuse ja tunnetuse sõnad, prophetic words prohvetlikud that sõnad, we've been given. mida meil on Father, antud. let it stir our hearts again. las see õhutab Let üles us meie begin südame. to cry out again las over hakkab our hüüdma nation, meie rahva üle, this nation of Estonia, Eesti rahva üle and say, ja ütlema, come, Lord Jesus. tule, isand Jeesus, Come in your fullness. tule oma täiuses, Come in your power. tule oma Holy väes, Ghost, rise up püha vaim on tõuse the üles inside of your church selle koguse sees and begin ja to hakka breathe across this nation. puhuma üle selle maa, Begin to send us out hakka saatma meid välja on assignment, ülesannetele, looking for someone leidmaks like kedagi Mr. A, nagu Mr. A oli, who we can very quickly, when he says, hey, just pray for me, lihtsalt palveta meie eest, that we won't just walk away and Et say, me I'll lihtsalt pray ei for kõnni you minema. after I leave. ütleme, et ma lähen I'll pärast, find the time to pray for you kui on aeg palvetada, standing right in front of you. kui seisab And inimene God, su I will ees, expect that when I lay my hands on siis him ma ootan, et kui ma or panen grab his käed ta peale hand, või võtan ta käest kinni, that the Holy Ghost et püha vaim will touch hearts. puudutab The südameid, Holy Spirit will draw people püha vaim toob inimesi, tõmbab and we'll neid. begin to see revival ei, me hakkame nägema come in ärkamist, its fullness tuleb oma in the täiuses nation of Estonia. Eesti rahva hulka. So, Father, we give you all the thanks isa, me anname sulle kogu tänu and all the praise ja kogu kiituse in Jesus' name. Jeesuse nimel. Hallelujah. halleluuja. Hallelujah. If you're here today kui sa oled siin täna and would like prayer, ja tahaksid palvet, we would love meile väga meeldiks the opportunity to pray with you võtta seda võimalust sinuga palvetada and agree with you maybe on a word that you've already been given. ja nõustuda sinuga näiteks selle sõna kohta, mis sa oled kuskilt juba saanud. And who knows, ja kes teab, as we pray, kui me palvetame, there might be another word. võib-olla veel üks sõna. That's up to him. see on muidugi Jumala teha. Hallelujah. And if you're here today, ja kui sa oled täna siin, maybe you've never said yes to Jesus. võib-olla sa pole Jeesusele kunagi jah öelnud. Maybe this all sounds a little crazy to võib-olla see you. tundub natuke crazy sinu jaoks. I didn't grow up in church. mina ei kasvanud üles kirikus. I was 15 years old. ma olin 15-aastane, Didn't know a thing about God ei teadnud Jumalast mitte or midagi about Jesus. või Jeesusest, Didn't care to. ei hoolinud ka, I wasn't looking for him. ei otsinud teda üldse. And I walked into a room of students. ja jalutasin ühte ruumi, kus olid üliõpilased või õpilased And I saw the biggest drug dealers in our school ja nägin meie kooli suurimaid narkodiilerid, who'd had a radical encounter with Jesus. kellel oli radikaalne kokkupuude Jeesusega And their lives had been changed. ja nende elud olid muutunud. And I looked at them ja ma vaatasin neid and I just said, God, ja ma ütlesin, Jumal, whatever they got, mida iganes nad on saanud, I've got to have. ma tahan sedasama. I've not seen anything that'll change a life ma pole midagi that fast, näinud, et niimoodi that dramatic. kiiresti ja dramaatiliselt muudaks kellegi elu. I'm here to tell you, ma olen siin, et öelda sulle, if you've never said yes to kui Jesus, sa pole veel kunagi jah öelnud Jeesusele, he can and will radically change your life. siis ta tahab ja saab su elu And radikaalselt on muuta. top of all that, ja selle peale kauba veel, you'll get to spend eternity with him. sa saad koos igaviku veeta koos temaga, But he'll change your life now. aga ta muudab su elu praegu. Maybe you've said yes to Jesus and at some point you kind of just walked away. võib-olla sa ütlesid jah Jeesusele, aga mingi hetk nagu jalutasid minema tema juurest. One of the cool things about Jesus is his door is always open. üks lahe asi tema kohta on see, et tema uks on alati avatud. You can come back sa võid tulla tagasi and he will welcome you with open arms. ja ta tervitab sind avatud süli.
So I'm going to pray a quick prayer. Nii et ma palvetan ühe kiire palve. And if either one of those apply to you, Ja kui kumbki neist asjadest sinu kohta käib, all you have to do while you're sitting there is say, Jesus, if you're real, kõik, mis sa pead tegema, on öelda, kui Jeesus, kui sa oled reaalne, reveal yourself to me. ilmuta ennast mulle. The Bible says if you believe in your heart, Piibel ütleb, kui sa usud oma südames, confess with your mouth that Jesus is Lord, tunnistad oma suuga, et Jeesus on issand, you'll be saved. siis sa saad päästetud. It's that simple. Nii lihtne see ongi. So let's bow our heads. Nii et kummardame oma pead. Father, in the name of Jesus Isa right now. Jeesuse nimel, Father, if there is anyone kui siin on keegi, who has been wavering back and forth kes on nagu sinna-tänna olnud kahelnud, as to whether or not et kas või mitte, you are who you say you are, sa oled see, kes sa ütled, et sa oled, that you are real, et sa oled reaalne, that you lived and died and rose again, et sa elasid ja surid ja tõusid surnust üles and you're still touching hearts of men today. ja sa ikka veel puudutad inimeste südameid täna. Father, right now in this moment, Isa, selles hetkes praegu, Jesus, would you manifest yourself Jeesus, kas sa ilmutaksid ennast to hearts? südametele? Holy Spirit, would you come? Püha vaim, kas sa tuleksid Begin to move ja hakkaksid liikuma across this room. läbi selle ruumi? Begin to do what only you can do, God. Ja teeksid seda, mida ainult sina saad. Stir our hearts. Õhuta üles meie südamed. Give me a heart to know you, God. Anna mulle süda, mis tunneb sind. So, Father, as we sang in worship today, Isa, nii nagu me siin oleme ja kummardame sind, I have no one but you. mul ei ole kedagi muud kui sina. You're the only one who saves. Sa oled ainus, You're the only one who delivers. kes vabastab You're ja the päästab, only one who sets free. kes teeb vabaks, You're the one who heals. kes tervendab. Hallelujah. Hallelujah. You've done it for countless others, Jesus. You've done it for lots of others, Jesus. Ja sul on ka teisi väga palju. I ask that you do it again, Ja ma palun, et sa teeksid seda jälle fresh värskelt in me minus and in the hearts of people here. ja inimeste südametes, kes on siin. And we give you all the praise. Ja annan sulle kogu kiituse In Jesus' name, Jeesuse nimel. amen. If you would like prayer, Kui sa vajad, soovid palvet, we will be up here and be siis meie oleme siin happy ja to väga be able to õnnelikud, pray with you. et kui me saame sinuga palvetada. Niikaua kui nad palvega toimivad seal, tahate kokku panna äkki ohvri Anni ja täna on Toomas meiega, ma ei tea, kas sa võtaksid vabatahtlik ohvri Anni, mis iganes Jumal on teile südamesse pannud, tahate sinna issandale anda, siis on praegu see koht ja võimalus. Ja kiitos sulle, taeva isa, tuhandete eurode eest, mis inimesed vabatahtlikult on kogu aeg andmas ja panemas.
tänu sulle, issand, sinu headuse ja helduse eest. Jumala, palun ka, et need, mis siia usus pandud on, et see on seeme, et see seeme läheb välja ja toob esile oma vilja, annab oma paljunduse õigel ajal ja õiges kohas. Jeesuse võimsal nimel ma palun, issand, et see oleks otse kui leib, mis on visatud vee peale kuskile ja teeb ära oma tiiru ja toob tagasi suure kogumi leiba. Jeesuse nimel, issand, tänu sulle, et sina oled see, kes paljundab, lahke andja, hea südamega, hea rõõmuga andja lahkete annetust. Jeesuse nimel 30, 60 ja kuni 100 korda ütleb sinu sõna, et see tuleb meie elus, et see juhtub meile, et see saab osaks meile. Issand, sa oled ju kutsunud meid tegelikult elama usust ja ajama oma asju usu kaudu, uskudes olematut, otse kui olemas olevat. Ja ennäe, saabki nii, kui issand, sina oled seda kastnud oma sõna, vaimu ja väega. Tänu sulle, issand, sinu seemne paljunemise eest lõikuseks. Halleluja! Tänu sulle, et sa oled õpetanud meid elama, uskuma sinusse ja saama usu kaudu kõike seda, mida sa oled meile andmas. Tarkust usu kaudu, tervist usu kaudu, jõudusu kaudu, päästetusu kaudu, armusu kaudu, õnnistust usu kaudu ja kõige tähtsam, elu, igavest elu, minu arvates kõige tähtsam, seda, mis tuleb sinu käest, see tuleb meile ka usu kaudu ja usu läbi Jeesuse võimsal nimel. Issand, me täname sind, me anname sulle au, tänu ja kiituse ja ülistuse, et sa oled hea, et sinu heldus kestab igavesti iga meie kalli inimese üle, keda sina oled kutsunud, tõmmanud, seadnud, pannud ja disaininud siia maailma. Halleluja. Amen. Ja ma arvan, võtame ka vastu õnnistussõnad ja nii kaua, kui nad tõmbavad selle otsi kokku ja kuna ma ei ole 40 aastaga suutnud pähe õppida neid sõnu, need on nii keerulised, siis peab lugema sellest raamatust, kus kõik on kirjas. Kui paljud teavad, et siin on kirjas kõik. Ja see on nii keeruline. Oled sa valmis? Siruta välja oma käsi usus. Minul ei ole midagi anda. Sa saad Jumalalt selle, mis ta annab sulle. Tõmba temalt, võta temalt vastu. Nii, issand, õnnistagu sind. Issand, hoidku sind. Ta lasku oma pale paista su peale. Ta olgu sulle armuline. Ta tõstku oma pale su üle ja andku sulle oma rahu. Ja kõik ütlevad veel palun, ja, amen, halleluja, meile saagu nii, halleluja.